Need noored teadlased teevad rohkem kui lihtsalt tööd. Nad panustavad enda valdkonda täie ihu ja hingega ning nüüd on nende tegemisi märgatud. Väga suure üllatusena jõudsin juba mõelda, et kas ikka on tõesti nii. Aga see on väga suur au ja alati on tore, kui tunnustatakse. Ja ma arvan, et see annab esiteks sellise kindlustunde, et ma olen õigel teel ja võiksin jätkata sellega, mida ma teen. Et põhiliselt jah, ma arvan, see tunne, et tasub teha seda, mida ma teen. Kõik selleaastased presidendi noore teadlase preemia laureaadid on pärit Tartu Ülikoolist, nagu näiteks Ukrainast pärit Marharita. This was actually very unexpected and I'm very proud and very grateful. I was not expecting to receive it because I'm also quite early in my career, so it was, I'm very happy, yeah. Marharita uurib, kuidas muuta tehisarusüsteemide otsuseid inimestele arusaadavaks ja usaldusväärseks. Well, artificial intelligence currently is a very hot topic and it's very exciting because everything is developing so fast and it also affects a lot of areas, so it's always very exciting to do this kind of research, it's very competitive. Noore teadlase preemia on mõeldud kuni 35-aastasele noorele, kes teeb uurimustööd Eesti või välismaa kõrgkooli või teadusasutuse juures. Lisaks peab teadlasel olema doktorikraad. Jeffrey teadustöö eesmärk on mõista, kuidas vabalt elavad loomad kohanevad keskkonnamuutustega. Mees tuli Eestisse Prantsusmaalt 4,5 aastat tagasi. Well, of course, really proud. I never thought I would get something like that when I arrived in Estonia and still struggle a bit to realize it happened. But of course, I'm really happy for myself, but also for all the people who are working with me because we are just all working on the same topic. Prantsusmaale tagasi Jeffrey ei kiirusta. Eesti on suutnud siin veedetud aastatega tema südamesse pugeda. I feel I can do so much more here and also this real freedom and opportunities to do this science communication with the public, which is very important to me. And I have this in Estonia, so yeah, I really feel like it's a nice place for me and I want to continue to kind of give back to the country and just continue to do this research. Anni keskendub dopamiini retseptorite uurimisele. Tema töö aitab liikuda personaalsema meditsiini suunas. Ma arvan, et Eestis on väga hea teadus teha, meil on väga hea infrastruktuur, väga tipptasemel masinad ja me peaksime kindlasti sellele uhked olema. Aga ma arvan, et Eestil on võimalik ka veidikene paremini teha ja natukene paremini rahastada teadust, eriti just nii selles mõttes, et inimestele rohkem palgaraha leida. Et kui seda veel natukene paremaks saaks, siis oleks, ma arvan, Eesti kõige parem koht, kus teadust teha. Noore teadlase preemia on 7000 eurot.